Kus me siis oleme? Bukarest. Serbia, Hungary, Ukraine, the Republic of Moldova. This is another Romanian country. Kindlasti näete jah, et kui te siin vaatategi täpselt, et kui ringi käite hiljem ka, siis saategi kohe sellest piirkonnast aimu, et kus Bukarest asub ja siis mis külades täpselt see siis maja tükihaaval siia on toodud. Et eesmärgiga oligi siis, et osteti kohalikelt ära ja toodi siia, et sellest saaks nii-öelda elada. Nii et võib-olla praegu enam-vähem ongi, et kui sa oled ratsu peal ka, siis maja on kindlasti madalamal ka, et siis väga hea viis, kuidas ennast kaitsta. Sellel korrusel, mis ma alguses ka ütlesin, et lumerohketes piirkondades selline järsk kalle aitab kaasa sellele, et lumi vajub. Siis pea püsib see sodi. Järsku kantada. Sõidame, et teile meeldib ikka väga oma asju müüa. Eriti veel teile ääres ka näiteks, siis näed. Me ei räägi enam mustlastest, kes elavad kuskil telkides, vaid neil on 3-korruselised tornidega uhkelt kaunistatud, väga halva maitsega kaunistatud majad. Aga samas jah, nad ei ole väga, ütleme nii-öelda jah, korralikult ehitanud neid maju ka, nad kunagi ei saa valmis ka, sest kui maja valmis saab, siis nad alles peavad maamaksu maksma, nad ei taha maamaksu maksta, nii et maja jääb lõpuni nii-öelda ehitusjärku. Ja selles mõttes ka, et nad üldjuhul on väga jõukad. See mustlaste kogukond Rumeenias on selles osas kurikuulus ka. Neil on oma valitsus, et riik riigis. Et ta võttis ära tunde, kuna ta oli lihtne talupoeg tegelikult, siis ta poliitikast väga palju ei teadnud, aga ta suutis. Miks ei ole? Aga samas... No, they are not good when they are. Aga see on tegelikult väga hea näide, et see on Vene õigeusu kirik, meie külastame siis Rumeenia õigeusu kirikuid ja siit näete ka seda, et siin on seda jähtsade Vene õigeusu kiriku traditsioonide järgi ehitatud kuldsed kuplid, aga meile on rohkem sellised santsid ja teine rist ka. Siin on seda kiriku kultuuri erinevus siin jäänud väga. 8. sajandi alguses ehitati kohalikele Vene kogukonna jaoks diplomaatidele. Isegi pool kuud. Jah, pool kuuga. Praegu jah jõudnud siia vana linna nii-öelda, aga see vana linn võrreldes Tallinnaga on ikkagi uuem, et enamik ajast need majad, mis te näete, siin on 18, 19, 20. sajand, nii et väga sellist vanalinna kui sellist 13. 14. sajandist, kes vürstiriikide ajas ei ole, aga natukene midagi ikka näeme. Ja mõned tänavanimed võivad olla tuttavad, tänavanimed sarnaselt näiteks Tallinnaga on nimetatud selle järgi, et mis kaupmehed siin tegutsesid. Just siin tekkiski selline sarnaselt kaupmeeste linn. Bravo! Armonia! De români în tribune au luat cu asalt tribunele Alianța Arena. Va fi nebunie la această partidă, nu știu care este sentimentul tău. Acum, uite, mai puțin și începe partida.
aga lähme sisse, vaatame, olge valmis röögiseks. Mõnusaks jopiks. Nii, jõudsime ka Rukuperesse, siis õllevangisse. Vaieldamatult kõige ilusam restoran Bukarestis. Some space for the waiters, please. Stay this side. Tulge natukene siia vasakule poole, et ärge sealpool olge, tulge natukene siia poole. There are waiters carrying food, they come and they will drop it. So something that I want you to get, they will feed you. Ja sinna sisse ka, see on ka väga Arab influence. Jah, et need kaardussambad, kui te nägite, et see on jah selline araabia mõju, et siis see Stavropoleose klooster või kloostri kirik, mida me täpsemalt siin näeme, et see on sellises Branco-Meano stiilis 300 aasta tagusest ajast, 724 oli siin klooster ja see nii-öelda Kreeka kaupmehe poolt see klooster siia siis asutati. Ja kui selle kloostri asutaja siis suri, seal 1741, klooster hakkas alla käima, sest see kaupmees, see Kreeka kaupmees, ärile läinud hästi ja klooster sai peamiselt tulu sellest külaliste majast, mis siin kohe kõrval oli. Ja mis siis juhtus oligi siis see, et 19. sajandi alguses klooster pandi kinni, 1907 see klooster siis taastati ja klooster ka, või kloostri kirik taastati ja nüüd töötab see ka kloostrina. Aga enamik kloostri ruumid praegu on siis jah hävinud, et siis praegu just see võlvistik siin on alles need kaared ja So it's an active monastery, about 8, maybe 10 nuns live here. Et 8-10 nunna kuskil elab. Enter very slowly and to have a look, but not like this, and you not like this. So only cover shoulders and long. Teil on mingid sõidid või midagi, aga õlad peavad olema käetud. Raamatupoeks ja ka kõige külastatavam raamatupood just selle tõttu, et igas kohas sellist raamatupoodi ei näe ka. Eestis ei ole sellist vastu panna? Selliste sammastega, mitmekorruseline.
Mis te siin muidugi näete hulgas, siis Jari on Romei. Ei ole inflatsiooni. Siin inflatsiooni ei ole. Ei ole väga väike. Mitu protsenti see on? 10% or less. The inflation. I knew it's less than. Meil on 20 oli. Vähem kui 2. Vähem kui 2. Edasi vaatame. Saame äkki kuhugi varju kohe. Oi, väga ilus koht ju. Ajast on üle. Saame jalgpalli vaatama hakata. Marina passa lunga pentru Mogoș. Siit saab vihma ju. În momentul în care olandezul a câștigat de mai multe ori duelul pentru titlul Iceland. Răzvan Marin
liigu veel nii hästi peale tagasi. Olekad ja natuke kangeda. Nii. Et praegu lihtsalt näitan ka, et me alguses läheme siia mausoleumi, külastame selle veel ära ka ja siis külastame kirikut ja siis saate siia veel natukene vaba aega, et tulla vaadata, aga jõuame mausoleumi ära käia ka. Mausoleumis väga palju ei ole, läheme kohe sinna kiriku juurde ka. Kirik on ilusam. 27 on hakata seda siis nagu ehitama juba siia, nii et siiamaani ehitusjärgus. Kohe kui me ukse sisse läheme, vasakut ja paremat kätt on siis kinnikliku perekonna omad. Siit juba näete ka Karol teise haud ja tema poja Prints Nikola haud. Ja Joana, tütar Joana. Ringuga seotud on. Sajandis selle ehitust ja selle kloostri ehitust siin alustas siis Neagoe Besarab 16. sajandil. Neagoe Besarab Valahhia valitsejana tahtis ehitada kõige ilusama õigeuskliku kiriku ja sellega seoses räägitaksegi siis siin legendi meister Manolest. Et mis see legend endas seisneb on see, et Neagoe Besarab tahtis ehitada kõige ilusamat õigeusu kirikut, mis tal maailmas ütleme ühesõnaga niimoodi, et ta tahtis, et see oleks kõige ilusam kirik üldse ja ta palkas selleks meistri nimega Manole. Manole hakkas 16. sajandil seda kirikut ehitama, aga legend räägib, et ta ei jõudnud seda kunagi valmis ehitada, sest iga kord, kui müür jõudis teatud kõrgusele, kui vundament oli paigas ja ta hakkas müüri ehitama, siis alati tuli mingi õnnetus. Ning millegi tulemuse tõttu see müür alati nagu lagunes, et ta ei jõudnud seda kuidagi kõrgele ehitada. Et alati oli mingi õnnetus, maavärin, ma ei tea, ehitajad põgenesid, tuli põleng ja siis kogu aeg kukkus siis, ehitus varises kokku. Ja ta ei saanud seda ehitist kunagi valmis. Ja siis ta hakkas mõtlema, et Manole, see meister, hakkas mõtlema, et mis toimub, miks ta ei saa seda kirikut valmis ehitada. Ja legend räägib ka seda, et ta läks ühe nõia juurde, ühe targa juurde ja see tark ütles meistrile, et see koht on kuidagi nagu neetud, et ta ei saa siia kirikut ehitada enne, kui ei tooda inimohvrit. Ja see tark ütles talle siis niimoodi, et ta soovitas talle teha seda, et järgmine päev mine ehitusplatsile ja esimene inimene, kes ehitusplatsile nagu tuleb, suvaline, ma ei tea, elanik Kurtea de Archesest, et esimene inimene, kes ehitusplatsile tuleb, et tema peate siis inimohvriks tooma. Ja kuidas seda inimohverdust peab tooma, et ta peab, selle inimohverduse peab, või selle inimese peab müürima siis kiriku seina sisse. Ja Manole otsustas selle targa nõu kuulda võtta ja läks järgmisel päeval ehitusplatsile ja ootas seda esimest õnnetut meest või naist, kes ehitusplatsi peaks külastama. Aga Manole unustas väidetavalt siis oma lõunasööki kodus kaasa tuua ja esimene inimene, kes siis ehitusplatsi külastas, oli siis Manole naine, kes siis tõi oma mehele lõunasööki. Ja Manole, teades, mis kohustus talle kuninga poolt antud oli või vürsti poolt antud oli, otsustas kuulata ka seda oma targa nõia juttu ja müüriski oma õnnetu naise kiriku müüri sisse, seinte vahele. Ja pärast seda, kui Manole siis oma naise nii õnnetul kombel oli ära tapnud, hakkas ehitus sujuma ja müürid kerkisid. Ja Neagoe Besarab, kui ta nägi seda kirikut valmis olekus, nägi, et see on tõesti väga ilus kirik, üks kõige ilusamaid kirikuid tema valdustes, siis Neagoe Besarab otsustas, et ta tapab ka ära Manole. Ehk siis selle meistri Manole, et ta hiljem ei suudaks oma loomingut ületada ja et see jääkski tema nagu parimaks teoseks. Da, dai mai pe margine, că și mai
no see pilt, mis sa näitasid, see oli 1790 midagi sellist, seal on 1690. Ma olen enam sama kõrgel. Aga seal oli parem heli. Ieri mi-am luat, ieri am avut în București 38 de grade. Și aici am fost. Și astăzi am avut 7,5, diferență de 30 de grade. Poftiți. Baza 1 și 2 sunt pregătite. Sănătate și noroc de ani, viață faină cât să poate și fără dușman. Cu cântăre de toată dată și de-alea mai noi, la Andrei la pensiune petrecem cu voi. Cu cântăre de toată dată și de-alea mai noi, la Andrei la pensiune petrecem cu voi. Obosit-o mai putea, mă duc de sală la ea, să-mi cu surgăi. Hei, obosit și tinte apă, mă am în toța mea, că mi care dor de ea, să-mi cu surgăi. Hei, mă am în toța mea, că mi care dor de ea, să-mi cu surgăi. Și cu Dumnezeu m-am cedat. Ca o garoviță la strâmtoreacă să-ți amoară și tu.
palju, aga kui pärast Mis koht see oli nüüd? The Assumption of Virgin Mary, Dormition of Virgin Mary. Neitsi Maarja taeva minemise katedraal ehk siis Cluj-Napoca peamine õigeusu katedraal. So, normally we do not have any chairs. Women stay on the left, men on the right. We stay or we knee. Yes. The chairs were introduced at the suggestion of the same Pope John Paul II, Papa Ioannis. Okay? Yeah. Because when he visited Romania, he suggested maybe you put some chairs when he's placing big churches so elderly people tired would have a seat. And we listened to him and we introduced chairs and we took candles also. It's very rare that in an Orthodox country people have such a sympathy towards Catholic Pope. But he was a personality of exception all over the world. Johannes Paulus teist ikka vastatakse Paulus. Tuleb, külastab siis Rumeeniat ja annab soovitusi, siis võetakse igal pool kirikus kasutusele. Also here we have chairs. Ütleb, et ei ole vaja, toolid lihtsam istuda. Normally we should not have chairs. Everybody needed the tailor. Yes, everybody. But also the bookmaker, very important. Everybody has to Kõige kuulsam siis vaatamisväärsus on see Sigishwara kellatorn. Et sealt näete ka, et me teeme väikse sellise ringkäigu siin ja lõpetaste treppidega ja kui me näete ka, et tahab seda 300 trepiastet, siis sealt juba see paistab kaetud trepp. Seal, kus see mees triibulises särgis kohe ees on, sealt üles saate siis selle kõige suurima romaani stiilis kiriku juurde. Ja gümnaasium on ka seal. Pandud siis monument Sandor Petovile või Petovi Sandorile, kes siis Ungari hümni autor, luuletaja, rahvalaulik, kes siin Sigishwara lähedal siis suri. Ja suri just selle 1848-49 aastal siis nii-öelda revolutsiooni kevadel, mis siis Euroopat mõjutas. Ja ta rääkiski selle loo ka, kuidas ta siis tema keha läks kaduma, siis kuningas Charles peatub siin tema maja. Maybe tourists. He has problem with his daughter-in-law. Ilusad viinamarjad. Seda nad sulle ei ütle. Kus see kunni tuba on? Yes. Let them go to the rest better.
No ootame veel tehakse selgitusi siin veel. Okay. Teooria. So people from this village, there you have the plan. Okay. People from this village who died in the First World War, in the first one, second. They went to the church, then around, and this was the exhibition. And again, you think you have these numbers, the numbers of the houses? The number of the houses, yes, where they live, because they have no streets. Here. Siis jälle maja numbritega siis välja toodud need sakslased, kes siis surid teises maailmasõjas, esimeses maailmasõjas. Aga siit jah, näete ka, et näiteks on taga, kui pärast saate natukene jalutada ise ka, et siis seal taga näiteks ongi see Bacon Tower, ehk siis see Baconi või nimetus on nii. Kus me nüüd maja oleme? Mitmes päev täna on? Täna on 5. päev, jah. Reede, 5. juuli 2024. Kui palju veel vastu peaksid nädalaga veel? Ei, esmaspäeval lähen koju. Oma voodisse. Tunnete ka ära, et kus kuu peate tulema, et siis Brašovi raekoda. Siin te näete seda vappi, kus on siis see kroon ja puujuured tulevad välja. 13 juurde, 13 erinevat nagu valda ja üritame nüüd seda. 20 tuleb praegu ka siis Brašovi ajaloomuuseum, keegi tahab tegelikult siis sinna näiteks homme minna. Meie hotell on kohe teie selja taga, Soprano Palace. See on meie maja. Nii et kohe olemegi siin, kellel veab, siis saab võib-olla just siin teisel, kolmandal korrusel vaatage siis Raekoja platsile. Ma ei tea, kas need on kellegi veab või mitte, aga siis eks saame siis teada. Me kohe seal Soprano Palace, sealt siis läbi ja olemegi seal. Ja siin kohe näed, valgusfoor on kohe siin, et siit saab väga kiiresti üle teha. Vaatame ilus. Mida me homme külastame on ka see kõige suurem evangeelia Luteri kirik, paistab seal majade taga. See on siis see Raekoja plats ja kui te tahate siis saategi minna mööda neid teegi edasi, siit edasi veel ka pöörata paremale. Et see on puudutud jalakäijate ala, nii et kõik enamik restaurane on siin. Taana ütleb ka, et siis minu hakkab siin pihta ka, nii et vähemalt keskööni näitab ka, et väga palju inimesed istuvad ja naudivad siis seda Brašovi linna välja. Minu jaoks vähemalt tulevad, et ma Brašov midagi kõik kodune ja ilus ilm ja ja nagu näete ka, kui seda riik läheb sinna üles, et homme tahab tulla, siis saab üles.
5 per person. Meil on piletid olemas, jah. Sunt aveam și listă de persoane cu data nașterii. Pärast aega on, aga siis näitab ka, et me läheme siit treppidest ülesse, mis siit paistab ja külatame need ülemisi ruume, seal juba selline ekskursioon saab läbi ja kui me sisehoovis juba oleme, siis jääbki ainult selline väike suveniiripood jääb meil tee peale ette ja siis juba lähme väljapääsu juurde ka. Ja kui te väljapääsu juurest juba välja lähete, siis kohe siit nagu vasakult kätt, et sealt lipust edasi selline väike majakene, kus te näete neid palke ja seda vahva stiili. Ei olegi, ma ütlen. Kõige parem asi, mis me selle reisi juures otsustasime. Siia poole läheme, et tuleme natukene sealt eest ära, et siis näitab ka. Et mille poolest Brann on oluline, et ongi siis see, ma ütlesin ka, et piirikindlus. Et kui te näete, et Transilvaania ja rumeenlaste maad on 400, Brann on kohe siin piiri peal, siin pool ka. Et ajalooliselt on alati olnud piirikindlus, et miks see koht on oluline, ongi siis siin, et siin koguti seda tollimaksu läbi ajaloo ja umbes 3% siis sellest kaubandusest Transilvaania ja siis Valahja vahel käis läbi siis just selle kindluse. Mis te siin näete, ongi siis siin, et need kõik omanikud, kes meil siis seda lossi on omanud, et alustamegi siis Teutooni ordust, neile tuttav Saksa ordu, kes omas seda 211-225. Ungari kuningas Ludovik I on Juudi dünastiast 326-482. Omas ka seda, kes nüüd Poola kindlust, siis me räägime juba siis Tšehha, et ta saadeti kommunistide poolt minema, elas mõnda aega siis Šveitsis, hiljem sai ka siis Munn. Nii et läks kloostrisse Kreekas ja siis tema, printsessa Iljana, järeltulijad Dominik Hafner-Rotterdam, Elisabeth Sandhofer ja Lena Hushausen, nemad on need, kes on omavad seda kindlust praegu. See ei ole nii käes. Et siin ei ole juurde praegu. Tšau! Tegime ära. Mairikene. No ma ikka ei kummardanud piisavalt. Ei tea jah, kui tihti ta siin üleval käis ja mõte vastik treppi on. Because always the personnel, the administrative rules were downstairs. Instead of shouting for someone, it's understood that he was considering a lot, was hearing a lot. Тук искам една снимка с колата да се направи. Bewitching you at night time, in summertime. Allora, siamo nella camera da letto di Re Ferdinand, però non ci veniva quasi. Siinais vist oli. Mitmes päev meil on, Maire? Täna on pühapäev, homme koju. Oma tikk jälle? Jalutada. Me peame kõik koos kokku saama, et siis Taara saab bussivile helistada, et ta saaks nagu vastu võtta. Buss ei jää sinna, ei saanud seal peatada. Peame üles minema kõik koos, et kiiresti bussi peale tagasi minna. Aga jah, te näete jah seda saksapära stiili, kuna tegemist on siis Hohenzollern Sigmarineni dünastia esindajaga. Karol esimene sakslane paluti tal spetsiifiliselt just nii-öelda Saksamaale siia tulla, et saada Rumeenia siis fürstiks ja hiljem siis kuningaks. Et puhas Karol esimesena isiklik projekt. Siin te muidugi näete, kus selle kellatorniga, et see on siin ametlik sissepääs just sinna Teleši lossi alale. Et alati läbi selle siis väravatorni sealt, kellatorni, kõik külalised siis sisse läksid. Et siin on seda 2 lossi,
vaatame alguses üle selle Bellichori, selle väikse Beleši lossi, kus ehitati siis Ferdinandi jaoks ja siis läheme Beleši lossi, mis ehitati siis Karol Esimese jaoks. Ja mis seal taga on? Siin elasid siis ministrid. See oli külaliste maja, jah? Aga mis seal taga on? Ka loss või? Seal ongi see Bellichori loss, me lähemegi sinna poole. Aga rohelise torniga vaata. Just. Ja võta sorvet seal üle. Et meie läheme nii-öelda kõrvalt uksest, aga peauks. Seal, kui vaatate peaukse poole, seal on pronksist tahvlid. Karol Esimene, Ferdinand, teisel pool on Karol Teine ja Mihhail Esimene, ehk siis need kuningad ka. Et see peauks on seal, meie läheme nagu sellest vaatame, mis sealt hiljem läbi ka. Praegu näete seda sisehoomi siis väljast. Ja uhkemaid 20. sajandi alguse kuningate paleid. Ja just see, et see 20. sajandi algus, siis kõik mugavused ka olemas. Et Taana ütles ka, et see Beleši jõgi, mille järgi siis loss nime on saanud, et seal on väike hüpp. Et jah, see on siis see vastuvõtusalong, siin te näete ka siis Karol Esimest, aga naine Elisabeth on juba siin, näete ka siis Karol Esimest siis selles sõjaväemundris. Siin oligi kombeks just siin, külalised tulevad siis trepist ülesse ja pidulikult võtab siis kuningas, kuninganna siis inimesed siis vastu. Et muidugi räägitakse siin sellest, et siin on selline legend ka, et see katuseaken tegelikult elektriliselt käib ka lahti ka. Et vahepeal võidakse seda lahti teha ka, et see võidab täiesti ilus väikes valmad. Te näete neid maale, niisugused maalid. Need maalid tegelikult kujutavad just selle Hohenzollern-Sigmarineni dünastia losse, mis tal on seal Saksamaal. Need peamiselt on Saksa lossid. Praegu tunduvad, et need tegelikult on maalid, aga tegelikult need ei ole maalid. See on puit. See on nagu puitmosaiik, et erinevad puidu puitu on ära kasvatatud, mis on erinevad värvid. Ja siin muidugi ka näete ka siis sellist Prantsuse vaipa. Ja tegelikult siin on näha ka, et arhitekti mõju ka, et Kaarel Liimann tahtis ennast nagu ka siia jäädvust. I can give for one more glasses. The boy there in Kerk is 19. The boy? Yes, he's 19. You're gonna what? Taste. Going to taste it. Ah, okay. Yes. Mis kallab ära, siis natukene seletab ka, et mis vein on seal. Kui te näete, ta paneb korralikult nii, et... Oleneb kõrve, kuidas proviisoriks ei sobi. Kõik maitsed. 5 tükki tuleb. See on esimene. Aane, võtta 5 klaasi ära juba. Ja see on see valge vein, jah, see Fetaška Alba. Juba näete ka. See sellest. Ja nad ongi see, et selle veinimõisa siis praeguse omaniku isa pilt, eks ole. Kas see reaalselt selle talu juures on see kasvatus ja tootmine kõik või? Meil on vähe, aga saan aru, et nad ostavad. So they started with the white wine, Fetească, Romanian type. See on jah, see nende oma viina. Este un soi neutru, cu aciditate mai ridicată și cam atât. So generally the acidity is a little bit higher, otherwise it's the neuter type. Ce le mai spun? Nu este foarte fructat și nu e foarte cum? Foarte fructat aromat. It does not have a fruity taste. Ceea ce ar face să nu fie preferat. So maybe not many people prefer it.
De către doamne, cred, nu? Mai mult. Ütlesid ka midagi? Ma filmin sind. Kas võtaksid veel, kui antakse? No, ilmselt küll, jah. Tõi halvast öelda. Noored, kuidas on? Ma ei ole proovinud vaata. Proovige. So how long are these containers? YouTube hea üles panna, kooliõpetajad näevad. 3 years. The red ones, 3 years. Kuidas on? See on parem kui eelmine. Parem kui eelmine punane või? Et see on eelmise aasta siis... Kuidas on? See on toores. Eelmise aasta vein, jah. Kohe tunda või? Toore. On tunda, jaa. They say it's raw, see on toores. Ma ootan, kui sa mõtled. They say it's raw, it has to be more years. Zice că nu prea e făcut, adică parcă nu este vechi. Trebuie să-l mai ține. No, ma Oi, see on küll toores. No, Yes, now it's still with acid, it's still fresh. It's true, you are right. I mean, they are right. Kas on toores? Mina tean. Arvad, ajab naerma? Ajab naerma? Maitseb. Maitseb? Kummaliselt. Ostaksid seda? Ei. Vägev. Minu silmis on see käärima läinud Mustõstra mahla. 1-aastane vein, see ei ole vein. Ma ei tea, kuidas sulle meeldib. Ei, Sa oled ka vähe maitsel. lõhnab piirituse järgi. Maitseb sama enam. See on see viinamarja sort, see võiks olla viinamarja sordis. Aga no kas see esimene vein, kas see oli ka segu viinamarjadest? Ei, esimene valge sa mõtled. Jah. See oli 2 veinamarja sorti. Teil ka veel alles siin natukene veel. Pole tee maitse või? Esimene on ainult Taška Alba. Jah. Sellest siis läbi veini. Aga kuidas sa ütled, Teite Raule? et isa töötas selle retsepti välja? Läks eluaeks. Õllesaali tahaksime minna. Kuhugi rumala kasvatas. Kas jäite rahule? Jaa, väga. Aga klaasis on veel alles midagi? Midagi on. Aga jääb alles või? Siin on nii täis. Sa vaatad täis või? Vaat sul klaas ka tühi ju. They are famous for the sweet taste. It doesn't matter if it's a red or white. Transylvania mostly dry, close to half dry. To Moldova, northeast, mostly half-half. I mean something in between. Mitu inimest, Or half dry or suuda half usinusega hakkasid oma viinamarju veinideks tegema, aga suuda mingi täisjoodud ja enam väga ei tee. Half dry. Räägi veel. Sweet is this area near the black. Pärast saad peksa ka naabrimehega. Ja tütar pidi koolis koduveini tegemisest mingisuguse tööd esitama, et siis ta viis naabrimehe veini degusteerimiseks ka, kui esitas. Ja siis oldi üllatunud, et veini tehakse kodus. Me saame tegelikult siit juba tagasi minna ja kui küsimusi ei ole, siis saate kohe süüa.